Tere ja tere tulemast Põhiseadus 100 alale. Olete jõudnud Eestimaa Looduse Fondi arutelule pealkirjaga Kaasamine versus koosloome. Kuidas saavutada kõigiga arvestav õiglase ülemineku protsess Ida-Virumaal? Tere! Kõik ei ole täna kohal, aga osad on ja need, kes on, nendega räägime. Ma ütlen kohe sellega ära, et äkki need, kes tahaksid rohkem osaleda arutelus, et tulge siia allapoole ja meil mõned vabad kohad veel on. Paar tükki ma näen, kui ma piilun. Ja, väga hea. Minu nimi on Martin ja ma olen TD Stratlabist ja modereerin seda arutelu. Ja mu enda doktoritöö teema on ka seotud sarnase teemaga. Ma ei hakka seda ütlema siin, see on liiga doktoritöö teema. Aga sellepärast ma siin täna olen, et ühtepidi modereerin, teistpidi enam-vähem midagi ka sisu osas tean. Ja enne kui ma annan sõna meie esinejatele ja tutvustan, kes meil siin täna on, siis natukene tänasest arutelust ja meie formaadist ja eesmärgist. Ja meie arutelu on üles ehitatud hästi lihtsalt. Kõigepealt ma teen lühikese sissejuhatuse. See on see, mida ma praegu teen siin. Siis esinejad saavad sõna igaüks 6 minutit ja täpselt 6 minutit ma võtan stopperiga aega. Igaks juhuks ähvardan ette siis. Ja kui see osa on tehtud, siis kogu ülejäänud arutelu tuleneb sellest, mida teie küsite. See on selline interaktiivne arutelu. Arvamusfestival saate avaldada oma arvamust ja veel enam tegelikult erinevalt võib-olla mõnest teisest arutelust mitte ainult ei oota küsimusi, vaid ka kommentaare ja ideid ja vahelehõikeid ja kõiksuguseid muid vorme osalemisi, mida te suudate välja mõelda. Võib-olla mitte füüsilisi, aga verbaalseid vähemalt. Väga hea. Ja sellega seoses pange endale kirja asju ka, küsimusi ja mõtteid, mida tahate öelda. Sest vahepeal on sellised perioodid, kus inimesed räägivad natukene, kus kohe ei saa öelda ja see võib-olla läheb meelest ära. Et julgelt pange endale küsimusi kirja ja siis leike see koht, kus see küsimus ära hõigata või see kommentaar või see idee. Kas sobib kõigile? Osad naugutavad. Väga hea. Peaaegu aktiivne. Taustaks siis see, et see arutelu kantakse ka üle ja see ei ole vene keeles, nagu te kuulete, vaid pärast läheb see venekeelse postimehesse üles, seal on siis tõlge ka vene keelde. Vot, nii palju taustaks. Meie tänase arutelu eesmärk on saada ülevaade sellest, mis meil Eestis toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku plaani tegemisega. Et mis seis on, mis on tehtud, mis on plaanis teha ja siis, kui me hakkame arutama, on meil hästi lihtne eesmärk. Me üritame kõik koos vastata küsimusele, kuidas saaks veel paremini. Ja mida keegi saaks teha selle jaoks, et oleks veel paremini. Ja sellepärast ongi kõik ideed oodatud lisaks küsimustele ka, et see võib natuke olla nagu vähem isegi arvamusfestivali rohkem nagu teeme ära, et kohe, kui ta tekib mõte, et võiks teha, et siis võite kohe hakata ka tegema. Võib-olla mitte kohe siin, aga et mobiilis saate hakata korraldama seda üritust, kuhu inimesi kutsuda. Kaasa arutama, kaasa mõtlema. Aga veel parem on see, kui kuidagi saaks asjad kokku viia oma vahel, et kui midagi juba toimub, et siis teha koostöös. Nii, taustaks, et mis asi see õiglane üleminek üldse on. Et seda ma ei saa siin ära rääkida, sest see võtaks liiga kaua aega, aga ma lühidalt ütlen mingisuguse sihukese loosungi ära, et oleks nagu ees ja et siis me sellest ilmtingimata ei pea rääkima, aga kui väga vaja, siis räägime. Lühidalt, õiglane üleminek tähendab seda, et ühes piirkonnas, näiteks Ida-Virumaal, minnakse üle CO2 neutraalsele majandusele ja seda tehakse niimoodi, et sellest üleminekust puutuvad inimesed, et neid kaasatakse plaanide tegemisel, kuidas üleminek käima peaks ning see tulemus, see viis, kuidas tehakse seda plaani, arvestab sellega, mis võiks neile ka hea olla. Ja selles mõttes on üsna lihtne teoreetiliselt, praktiliselt ilmselgelt väga raske saavutada, aga teoreetiliselt hästi lihtne. Ja selle eesmärgi saavutamise juures see nii-öelda võtmesõna on kaasamine ja selle kaasamise üks vorme potentsiaalselt on koosloome. Ehk siis koos nende samade inimestega, keda asjad puutuma hakkavad, koos nendega välja mõelda ja luua need lahendused. Mitte ainult küsida, mis nad arvavad neist. Vot, selline lühike, väga lühike sissejuhatus siia. Kas kellelgi on kohe kommentaare ja küsimusi? Ma näen, et osad on kirja pannud midagi, aga ma loodan, et siis esinejatele juba. Väga hea. Aga siis ma annan sõna esinejatele.
Ja esinejatel on väga konkreetne ülesanne, mida nad tegema peavad täna. Nad peavad vastama 2 küsimusele. 1, mida on seni tehtud nende poolt siis esindatud organisatsiooni poolt selle sama õiglase ülemineku kaasamisprotsessi osas ja mis on veel plaanis. Ja nende 2 teema või 2 sisendi baasilt me saame edasi arutelu teha. Vot. Ja meil on järjekord ka paigas. Ma annaksingi siis esimeseks 6 minutiks sõna Rahandusministeeriumist Kaire Luht. Aitäh. Võime teha aplausiga julgustuseks. Aitäh, see kõik läheb minu 6 minutist maha. Et, eile ette valmistasin selleks, mõtlesin, et kus maalt peaks üldse rääkima hakkama, et kus maalt võiks nüüd nagu öelda, et meie organisatsioon nüüd tegeleb õiglase ülemineku teemaga. Ja vaatasin natuke ka neid erinevaid pabereid, dokumente, mis Ida-Virumaa kohta käivad, mis siis meie valdkonna eestvedamisel on kokku pandud, et seal on ju Ida-Viru tegevuskava, esimene oli 2010, teine 2015, et seal ütleme, et oli niimoodi väga ääri-veeri ja ümber nurga räägitud vajadusest mitmekesistada Ida-Virumaal töökohti, ilma mainimata konteksti või mille arvelt see tuleb. Et siis ütleme, see esimene koht, mille võib-olla võikski enda jaoks ma panna selliseks pidepunktiks, oli see, kui me hakkasime välja töötama Ida-Virumaa programmi ja selle programmi alus selles kontseptsioonipaberis on siis niimoodi mustvalgelt kirjas see, et vaja on Ida-Virumaal mitmekesistada töökohti selleks, et kompenseerida selle põlevkivisektori ees ootavat vähenemist. Et see on siis ütleme 2018. Et see võib-olla enda jaoks võib panna sinna, et kus maalt võiks nagu tegelikult nagu mõtteliselt rääkida sellest õiglasest üleminekust. Et kus selge oli see, et põlevkivisektoris on järjest tulevas muutumised, et seal on nii-öelda tööhõive vähenemas, et sealt on järjest erinevad just energeetika poole pealt need nii-öelda energiablokid välja minemas, see enam-vähem see ajakava juba tollal ette teada ja see järgneva 10 aasta jooksul on nagu nende suurte sammudega juhtumas. Aga võib-olla ütleme, see oli rohkem sai see protsess hoo sisse nüüd eelmisel sügisel, kui see teema, ütleme, Ida-Virumaa tegevuskava uuendamine järgmiseks 10 aastaks, et see oli tegelikult juba varasem plaan, ehk siis, et see, et Ida-Virumaal on valitsuse silmis eri fookus, eri tähelepanu, et selleks, et Ida-Virumaa kiiremini areneks, on vaja rohkem pingutada, mitte ainult Rahandusministeeriumil, vaid ka kõigil teistel riigiasutustel, teistel ministeeriumitel. Et see plaan oli varem, et see õiglase ülemineku teema sinna jooksis natuke hiljem sisse, et seal paljuski on seal taga ka Euroopa Komisjoni, uue Euroopa Komisjoni poolne siis initsiatiiv ja see rohelepe, et see kindlasti seda ajakava on kiirendanud, et eks see nii on, et sa võid plaane teha, aga sageli on need just sellised välised muutujad, mis mingid asjad nii-öelda kiiremini liikuma või teise suunda lükkavad. Aga jah, et selle õiglase ülemineku mõttes siis see seis või see protsessikorraldus riigi vaates on siis selline, et see õiglase ülemineku teemat, just mis puudutab Ida-Virumaad, seda veavadki Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Hardi räägib siis selle poole pealt hiljem ise rohkem. Ja see õiglase ülemineku protsess ja mida siis on vaja ja mis need sammud on, et need eelkõige saavad siis kirjeldatud ära selles uuendatavas Ida-Viru tegevuskavas, mis on see aastani 2030 ja Ida-Viru maakonna arengustrateegias, mis samamoodi on muutmisel. Aga ma sellest poolest ei räägi praegu. Ja mida me siis selle raames just kaasamise võtmes oleme teinud, et nagu ma siin korraga mainisin, et see ajakava oli, ütleme, võib-olla nagu ootamatult tihedaks kujunes, et kuna see õiglase ülemineku teema tegelikult on hästi mahukas teema ja Ida-Virumaa mõttes, et kõik otsad viivad lõpuks selleni, on ju, et see põlevkivisektori ja selle tulevikust ei saa üle ega ümber, et ükskõik millisest Ida-Virumaa teemast sa minu meelest räägid. Et selles mõttes see nagu nii-öelda meie jaoks ütleme see ajaraam jäi samaks, ehk eesmärk on meil see Ida-Viru tegevuskava ära uuendada selle aasta lõpuks, aga see teemade ring nagu läks oluliselt laiemaks. Ja mida me siis oleme ise teinud selle kaasamise mõttes just on see, et seda protsessi suunata, juhtida, on meil moodustatud juhtkomisjon, seal on siis erinevad riigiasutused, seal on piirkonna esindavad organisatsioonid, seal on ka mitmed katusorganisatsioonid. Ehk siis see on nagu ütleme sellised nii-öelda võtmetegijad, kes siis on selle nii-öelda kõigi nende nii-öelda lõppotsuste kujundamise juures. Ja lisaks me oleme siis plaaninud erinevaid võimalusi, kuidas siis muud sihtrühmad saavad selles protsessis kaasa rääkida. Et mis meie jaoks kindlasti on hästi oluline, on see, et need ideed, need algatused, need vajadused tuleksid piirkonnast koha pealt. Et see ei oleks midagi, mida nii-öelda kuskil Tallinna kabinettides, kuigi enamik riigiametnik on avatud kontoris või kodukontorid, et ei oleks Tallinna kodukontorites välja mõeldud need ideed, vaid nad tõesti tuleksid piirkonnast koha pealt ja neil oleks ka siis hiljem nii ellu viia olemas. Ehk siis, mis meil on
juulis, 3. augustil meil käivitus Ida-Virumaa elanike arvamuskorje. Et selle mõte ongi siis võimalikult laialdaselt saada just Ida-Virumaa inimeste ja ka tegelikult piirkonnaga seotud inimeste tagasisidet sellele, et mis on piirkonnas hästi, mida seal oleks vaja muuta ja mis on just need asjad, mida selle õiglase ülemineku või selle põlevkivisektori muutumise kontekstis peaks vaatama. Ja see kestab meile septembrini välja. Ja meil on tulemas siin ka augustis-septembris ka sellised temaatilised seminarid, kus saab juba neid põhjalikumalt neid teemasid arutada. Meil on sinna kutsutud ka eksperdid, kes neid teemasid avavad, sest tegelikult see teemade ring on keeruline. Et ka ma ise, et ma ei ole energeetika ekspert, samamoodi ma ei ole näiteks innovatsiooni ekspert, et oleks need inimesed juures, kes neid teemasid avavad. Ehk siis, et me proovime saada piirkonnas sisendit, mis on nagu, see on ka teine küsimus, et mis edasi saab, et meie enda jaoks seal on kindlasti üks märksõna on noored, et kuidas saada piirkonna noortelt just seda sisendit kätte, kuidas saada nende ootusi, et mida nemad tahavad, millist tulevikku nemad näevad, milliseid võimalusi nad vajavad, et nad ei valiks teist piirkonda elamiseks. Ettevõtjad kindlasti, ka keeruline sihtgrupp, keda tegelikult saada nii-öelda seminaride või küsitlustega. Ja kindlasti me pöörame eraldi tähelepanu ka sellele, et venekeelne elanikkond ei jääks kõrvale, et see on väga suur osa Ida-Virumaa elanikest, see on ka suur osa põlevkivisektori töötajatest, et kindlasti nendel oleks ka sõna ja et see keelebarjäär ei oleks takistuseks. Aitäh, isegi natuke aeg üle. Meil on oma keel. Väga hea. Ma loodan, et panite küsimusi juba kirja. Kas kõik on pannud küsimusi kirja? Ma näen, osad ei kirjuta veel, aga varsti kirjutate. Väga hea, siis liigume meie praegu siin edasi ja annan sõna Eesti Rohelise liikumise esindajale Madis Vasserile. Tere ka minu poolt, ma siis räägin oma versiooni ajaloost. Et kui Kaire dateeris selle põlevkivi temaatika alguse 2010 peale, siis Eesti Roheline liikumine leidis hiljuti oma keldrist ühe postri suure plakati põlevkivi teemadel aastast 2004. Nii et keskkonnaorganisatsioonid Eestis on selle teemaga tegelenud üsna pikalt, aga võib-olla varasemalt niimoodi üsna ähmaselt või niimoodi hüüdes kõrbes mingeid hääli, aga mitte väga spetsiifiliselt. Võib-olla esimene käega katsutavam samm selles õiglase ülemineku temaatikas oli rahvaalgatus 2018. aastal, mis käis Riigikogus, kus arutati, et kas meil on vaja järk-järgulist väljumist põlevkivi energeetikast. Ja selle tulemus oli, et ametlik seisukoht oli, et väga oluline teema, keegi peaks kunagi tegelema. Mis jättis meile siis selle mulje, et äkki siis meie. Ja nii algaski 2018. aasta lõpus siuke jätkuprojekt, mille raames meie eesmärk oligi tuua siis need osapooled laua taha, et rääkida nendest teemadest siis ja vaadata, kuhu me jõuame. Niimoodi väga koosloomeliselt. Ja selle raames on toimunud 4 või 5 ümarlauda, kuidas lugeda, kus me alustasimegi täitsa nagu algusest, et esimene oli 2019. aasta suvel, kus me kutsusime võimalikult laia ringi kokku, et nii tööstus kui omavalitsused, kui riik, kui keskkonnaorganisatsioonid, kui akadeemilised asutused ja kindlasti veel osapooli. Ja esimene teema oli, et mis asi üldse on õiglane üleminek. Et tõime Saksamaalt kohale ühe sealse eksperdi, kes siis oma Ruuri piirkonna näitel oli seda näinud, et mis see tähendab. Ja saime nagu mingisugust aimu ka Eestis siin, et mis ta siis tähendab. Siis tegime eelmise aasta lõpus järgmise ümarlaua, sest esimesel ümarlaual tuli välja, et plaanid võivad ju olla ilusad, aga kui raha ei ole, siis midagi ei juhtu. Siis me kutsusime kokku teise ümarlaua, kus me arutasime neid teemasid, et kus see finants võiks tulla. Ja me olime kohale kutsunud siis Euroopa Komisjonist inimese, kes rääkis, et kuidas see Euroopa kraan lahti käib. Ja Eesti poolt olid siis selle Rahandusministeeriumist, kui ma ei eksi, inimene kohal, kes rääkis Eesti vaadet ja kus need arengukavad ja protsessid parasjagu olid. Ja sealt ümarlauast koorus siis välja see, et me umbes saame aru, millest jutt käib. Me teame, et isegi raha on olemas, aga kuidas me seda plaani teeme. Nii et sel kevadel on siis toimunud veel 2 sellist väiksemat digiüritust, sest koha peale kokku ei saanud saada. Üks oli siis just nendest koosloomeprotsessidest, et kuidas see päriselt käib. Ja meil oli siuke videosild Slovakkia kolleegidega, kes olid enda riigi näitel just sama asja teinud, kus olid nii nagu kohalikult tasandilt initsiatiiv ja riigi poolt ja siis need kõik kuidagi said enam-vähem ilusti kokku. Ja teine väiksem üritus oli teemal, et
et mis võiks olla maakonna roheplaan, et Hardi kindlasti räägib täpsemalt, mis need erinevad stsenaariumid maakonnal välja on mõeldud või erinevad rajad, kuhu mööda saaks hakata arendama. Ja keskkonnaorganisatsioonidena meie siis võtsime oma kompetentsi rohkem aidata seda roheplaani ellu viia. See oli see, mis oli nüüd enne ja mis on siis praegu, on see, et meil on hea meel, et riik on selle teatepulga üle võtnud selle laiema protsessi eestvedamisel ja meie oleme siis üks osapool, kes üritab vaadata ka just neid keskkonna aspekte ja omalt poolt üritame panustada nii koosloomuliselt kui üldse on võimalik, et see Ida-Virumaa roheplaan, et me leiaksime inimesi, kes tahaksid sellega sinna panustada, et seda valmis kirjutada ja võib-olla ka tegema hakata. Et see on siis selle sügise plaan, et samal ajal, et teil on hästi kiire, meie üritame ka joosta samal ajal kõrval, et me jõuaks kõik need plaanid kuidagi kokku siduda aasta lõpus. Ja siin võib-olla üks küsimus, mis ongi nagu huvitav küsimus, et kuidas üldse arutada sellist teemat, et mis see üleminek Eesti mõistes on, et kas see on väljumine põlevkivi energeetikas täielikult või see on mingisugune osaline väljumine. Et kuidas sihukest asja üldse koos loomes otsustada, et see on täna veel lahtine. Keskkonnaorganisatsioonidena meil on see kohustus öelda, et kindlasti peaks nagu täielikult väljuma, lihtsalt nähes välismaa kogemust ja nähes, kuhu kliimapoliitika on minemas. Ja võib-olla nagu mingisugused märksõnad selle kohta, et milline oleks siis üks ideaalne plaan, mis sealt koosloomist välja tuleb. Et me oma peades oleme võenud, et seal on 4 sihukest hästi laia aspekti, et minemata sisusse, et see nagu vormi poolest see ideaalne õiglase ülemineku plaan peaks olema kindlasti järk-järguline, et mitte üleöö, et see on see kõige halvem variant, mis juhtub, on see, et see asi lihtsalt juhtub üleöö. Tahaks, et oleks järk-järguline, kindlasti siis koosloomeline, et tõesti need Tallinna kontorid on olulised, aga sama olulised on Narva kontorid ja Jõhvis ka, et igalt poolt tuleks sisendit. Et see rahaline pool oleks kaetud, et see on see, mida nagu kohalikud muretsevad, et äkki lõpuks tuleb sihuke plaan, kus nemad on need, kes hakkavad siis kandma seda kohustust või kahju ka selle ülemineku eest, et nemad maksavad siis kinni selle lõpuks, mida me ei taha. Ja viimane aspekt on see, et see plaan, kui me teeme seda ja me näeme nii palju vaeva, et seda teha, et see oleks ka siis pikaajaline. Et see ei oleks niimoodi, et 5 aasta pärast me oleme uuesti Arvamusfestivalil, räägime juba nagu taas uus üleminekust. Et need on võib-olla siuksed suured märksõnad, mida küll kaheldada ennast. Väga hea, täpselt aega. Igaks juhuks nendele, kes on vahepeal liitunud, et see põhjus, miks me siin räägime järjest on see, et me räägime kogu info algul ära. Ja siis, kui info on ära räägitud, siis hakkame arutama kõik koos. Et see ei ole siuke passiivne arutelu lõpuni. Okei, väga hea. Siis ma annan järgmiseks 6 minutiks sõna Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindajale Hardi Murule. Aitäh! Tere kena suvepäevaga minu poolt, et võib-olla veel sissejuhatuseks ma kasutan enda aega selleks ära, et seda õiglase ülemineku mõtet natukene enda poolt lahti mõtestada. Et mis on Euroopa Liidu roheleppe? Euroopa Liidu roheleppe, see ei ole mitte minu väljamõeldis, vaid meie komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni välja öeldud, et Euroopa Liidu roheleppe on Euroopa Liidu uus äriplaan. Selleks, kuidas Euroopa Liidus aidata meie suhteliselt seisev majandus ikkagi uuele arengule ja innovatsiooni toetada. Et nii me peamegi sellele võttama, et roheleppe kahjuks ei saa olla maailma päästmise plaan kliimamuutustest. Ta aitab loomulikult kaasa, aga arvestades Euroopa Liidu kogu seda CO2 üldemissiooni, siis see on ikkagi väga väike osa kogu üleilmsest emissioonist. Aga see selleks. Ja nüüd vaatamegi nii, et meil on eesmärk roheleppega, et meil oleks selline uus ja hea äriplaan, mis annaks ettevõtlusele hoogu ja selleks, et sellele uue või ettevõtte ümberkujundamisel ei kannataks ei ettevõtjad ega ka eelkõige kohaliku kogukonna huvid, selleks on siis välja mõeldud see, et on olemas õiglase ülemineku fond ja erinevad mehhanismid siis selle ülemineku toetamiseks. Et täna on ülemineku fookuses eelkõige ikkagi energeetika ja oma järgel ootavad loomulikult teised CO2 intensiivsed majandusvaldkonnad nagu kütuste tootmine ja tsemendi tootmine, aga võib-olla kõige suurem väljakutse Euroopa jaoks on hoopis kogu Euroopa autotööstuse üleminek. Et need autod oleksid siis tõesti sellised, et nad toetavad seda eesmärki kliimaneutraalsuse saavutamisel.
ja tõepoolest, et nagu Madis siin ütles, et juba 2004 nemad tõid esimesed plakatid välja, et ega nagu Ida-Virumaal ei ole mõtet nagu lahtist uksest sisse tulla öelda, et põlevkivitööstus toimib igavest ajast edasi. Loomulikult, et karta on, et põlevkivitööstuse nii-öelda põlevkivienergeetika parimad päevad on juba möödas ja täna sisuliselt tegelikult ju põlevkivist elektrit toodetakse minimaalselt. Ehk see pööre on toimunud juba viimased rohkem kui 10 aastat, aga seda pööret ei ole siiamaani nagu väga sihitud meetmetega toetatud. Ja ta on olnud selline nagu see, et elevant on toas, aga keegi nagu ei näe teda. Et siiamaani on kõik riiklikud strateegiad olnud selliselt, et meil on nagu põlevkivistrateegia ja ka täna kehtivad arengukavad ju aastani 2030 vaatavad ikkagi see, et põlevkivi on põhimehe energeetika allikas. Kui toimus haldusreform ja riigireform ja maakondlike arendusdokumentide koostamine läks omavalitsusliitudele ja me koostasime ka nii-öelda uuendatud maakonna arengustrateegia, siis me märkisime seal ära nii-öelda indikatoorselt, et meil on vaja tegeleda sellega. Aga me saime aru, et omavalitsusliit, mis olemuselt on tegelikult MTÜ, kus on küll liikmed on teised omavalitsustega, meil ei ole sellist võimu, et selliste suurte asjadega tegeleda, et seda tuleb teha koostöös siis nii riigisektoriga, aga eelkõige ettevõtjate kohaliku kogukonnaga. Ja nüüd tõesti me oleme jõudnud selleni, et minna selle üleminekuga nii-öelda mõtestatult edasi. Ja kui me jõuame siin algusse, et kui me teeme äriplaani, siis kes on meie need nii-öelda põhilised sihtgrupid, loomulikult ettevõtjad. Sellepärast, et kui me tahame luua lisandväärtust või seda uut ettevõtlust, siis seda teevad ikkagi ettevõtjad. Teiseks on teadusasutused, ehk kes mõtlevad seda välja ja nagu Kaire juba ka mainis, et ega nii ettevõtjaid kaasata protsessidesse kui ka teadlasi ja neid omavahel veel kokku panna, ega see lihtne ülesanne ei ole. Et räägitakse ju väga palju sellest nii-öelda surmaorust, et ühel pool tehakse väga kõvad teadust, teisel pool on ettevõtjad, aga kokku millegipärast omavahel ei saa, eks ju, et nii ta on. Aga kui me eelmisel aastal otsustasime selle, et jah, meil on vaja nagu õigemini see meie ülemineku nii-öelda lahti mõtestamine algas ka sellest, et kui eelmine aasta algas, nimetame seda siis CO2 kriisiks, eks ju, et kui CO2 kvoot tõusis ja sattus väga suure surve alla eelkõige põlevkivist elektri tootmine, siis väga paljud hakkasid meilt küsima, et mis te siis nüüd teete, eks ju, et kas teil on plaan B olemas ja mingi hetk me jõudsime nende plaanide nagu arutamisel selleni, et jah, et meil nagu arengustrateegia võib küll plaan A olla, aga tõesti, et meil on plaan B vaja, ehk see on nagu businessi plaani vaja, äriplaani, kuidas seda ettevõtlust teha ja tegelikult meil on vaja ka plaan C, et mida teha nende süsinikuheitmetega. Meil oleks vaja ka G-plaani ehk roheplaani. Tegelikult on täna tulnud välja ka haridusasutused, et meil on vaja ka E-plaani ehk nagu education'it ja teadus-arendustegevusse suunata rohkem vahendid, et see nagu tagaks selle, et kui klassikaliselt kõik sellised regionaalsed arengudokumendid on selline ilus muinasjutt, et päike on soe ja maakera ümmargune ja meie siin teeme toredaid asju ja selline elluviimine ei ole väga sihipärane, sellepärast et ei ole väga vastutajaid ja tegelikult jätkuvalt maakonna arengustrateegia, ega omavalitsusliit võib olla küll vastutaja, aga omavalitsusliidul heal juhul ta saab olla seal koordinaator vahel ehk leida need head partnerid, kes seda ellu viivad ja nii oleme ka nüüd hakanud suhtuma sellesse üleminekusse, et meie võime küll nii-öelda plaane teha, või ütleme plaanide koostamisel kaasa aidata, aga meie head partnerid on need, kes seda asju pärast ellu viivad. Ehk need samad nii B kui C plaani osas. Kahjuks ma vaatan, et mul 5 sekundit veel on, et jäävad siis diskussiooni üle edasi. Jäävad diskussiooni jaoks, aitäh. Ja viimasena siis praegu ühe asjana siis Kliimarahvakogu algatusrühma liige Maiu Lauring, palun. Tõesti, mina siis täiesti teistsuguses rollis siin ja tutvustada oma organisatsiooni on mul keeruline, kuna meil ei ole organisatsiooni. Täiesti kodanikualgatuslikult kevadkuudel hakkas erinevate sõprade vestlustest ilmnema see, et võiks midagi teha selle kliima olukorraga.
et kas keegi teab kedagi ja mida võiks teha. Ja ütleme ausalt, mina näiteks olen selline demokraatianohik, et muretsen selle pärast, et kuidas päriselt meil põhiseadusalad oleme, eks ole, et kui meil rahval on kõrgem võim, siis mida see tähendab ja kas päriselt me inimestena igapäevaselt midagi saame mõjutada oma elus ja siis ka nendes suurtes otsustes, kuni eks ole nende suurte kliimalepete ja roheplaanideni välja. Et sellised demokraatia kaasamise teemade pärast muretsevad ja kliimateemade pärast muretsevad inimesed said kokku ja me tänaseks oleme rohkem selline võrgustik, kes hoiab näppu peal ja eks sellesama seltskonnaga ka siin oleme mitmeid kordi vestelnud ja uurinud, et jah, mis asi on rahvakogu? See on üks konkreetne meetod, formaat, mis keskendub, mis on siis sellise arutleva demokraatia formaat, et miks ta võib-olla erineb sellisest tavalisest kaasamisest, et sellest kaasamisest, millel meil on ka eesti keeles juba teatav maik juures keeleliselt. Sellel kliimakogul või rahvakogul on minu jaoks 3 sellist olulist aspekti, et esiteks ta toob kokku teadmise, mis ühes teemas on. Ja ta sünteesib selle ära, ta teeb selle lihtsamini arusaadavaks, toob esile seosed ja ütleb, olgem ausad, see kliimaprobleem, see, et meil võib-olla on ainult 10 aastat või võib-olla vähem aega, et meie planeeti hoida elamiskõlbulikuna, et see on üsna keeruline probleem. Ja rahvakogud mujal maailmas, mujal riikides on näidanud, et selliseid keerukaid väärtuselisi erinevate huvidega teemasid, see formaat suudab pakkuda järgmisi samme ja viia edasi neid teemasid. Et see on üks asi, et lihtsustada, selgitada seda infosegadust. Ja selles esimeses etapis siis kaasataksegi eksperdid, ettevõtjad, erinevad huvipooled, kes on nii püüdnud aru saada, mis see probleem on, millega me tegeleme, kui pakkunud ka lahendusi. Ehk et see protsess ei alusta nullist, vaid ta püüab maksimaalselt kaasata seni loodud väärtust, teadmisi, seotud osapooli. Teine etapp on siis see, kus siis see rahvas tuleb mängu. Ehk et tegelikult meil Eestil on ju ka olemas rahvakogu kogemus aastal 2013, kui oli poliitilistel teemadel rahvakogu. Tema eripära on siis see, et kutsutakse kokku selline mini-avalikkus ehk esinduslik valim meie elanikest, eks ole, selline 100 inimest, kus on siis vanuse, soo, hariduse, elukoha järgi esinduslik grupp inimesi, kes siis pikema perioodi jooksul käivad koos, neile tehakse see teema selgeks. Nad saavad kutsuda juurde inimesi, saavad esitada küsimusi, nad saavad sel teemal õppida ja ühesuguse sellise inforuumi tekitada. Ja siis nad arutlevad sel teema üle, et mis neile tundub vajalik, kuidas see nende elu mõjutab, eks ole, ma ei tea, muudatused transpordis, energeetikas, hoonestuses, ehituses, ma ei tea, siin tarbijaõigustes ja kõiges muus, et kuidas see nende elu mõjutavad ja lõpuks siis jõuda selles arutlevas protsessis, tuginedes teadlaste infole, parimale sisendile, nad jõuavad ettepanekuteni, mida võiks teha. Ja siis kolmas osa ongi see, et siis tehakse tegelikult reaalsed ettepanekud, mis esitatakse poliitikutele ja muidugi ideaalmudeli järgi siis kogu selle protsessi tellija, kes tahab rahvalt teada, et aidake meil seda järgmist suunda valida, et see ongi avalik sektor, see ongi poliitikud. Peaminister, president, ministrid, parlamendi komisjonid, et kõige tuntum näide võib-olla, kui te mäletate, oli Prantsusmaal oli kollavestide selline suur ülestõus ja mis tegelikult muutus niimoodi, et president Macron tegi ettepaneku samamoodi, et korraldame kliimarahvakogu. See toimus 9 kuud. Valiti inimesed, kes käivad koos, teevad endale teema selgeks, panustasid hulgaliselt teadlasi, avalik sektor maksis selle kinni, et inimesed saaksid keskenduda, võtta selle aja ja teha asja selgeks endale, meid kõiki esindades. Ja siis 9 kuu järel see rahvakogu esitas 150 ettepanekut presidendile ja ma tean, et nüüd siin järjest võetakse töösse, üks on konkreetne põhiseaduse muudatus, millega president juba läheb edasi. Ehk et selline väga viimase aja konkreetne näide. Nüüd
meie mõte siin on olnud, et miks me oleme siin selle Ida-Virumaaga kuidagi niimoodi küljes olnud selle protsessi juures, et me võiksime väga edukalt just selle meid ees ootav keerulise muudatuse nagu lahendamiseks ja probleemi lahendamiseks kasutada niisugust rahvakogu meetodit ka Eestis, ka Ida-Virumaal. Ja tegelikult me siin natukene me oleme seni näinud oma rolli selles, et me hea meelega toetame, et kui on sellised kaasamisüritused, kus kogukonnalt küsitakse, et siis sinna anda nõu ja jõudu, et kuidas seda läbi viia. Nii et aga selline täiesti konkreetne formaat, mida siis oleme pakkumas, et võiksime ka Eestis ja Ida-Virumaal kasutada. Aitäh. Nii, meil on üks ring peale tehtud, mis on tehtud, mis on tegemises, mis on veel ka plaanis. Nüüd on aeg, ma viskan kohe publikusse. Kas kellelgi on kohe küsimusi just selle kohta, et mis on praegu siiamaani tehtud ja eelkõige selle osas, mis on veel plaanis? Üks koer liputas sabas. Jah. Kõik ei pea korra küsima. Anda natuke aega. Tahtiski rääkida. Suurepärane. Siis ma küsin ise. Aga ma võin küsida Hardilt, et saaks diskussiooni käima. Ka võib-olla selgituseks ka nii mulle kui teistele, et kuidas neid erinevaid tööstusharusid siis liigendatakse, et on energeetikasektor ja sa mainisid, et on kütuste tootmissektor, et kas see on eraldi või see on üksteise all. Ma tean, et kasvuhoonegaaside mõõtmisel nad lähevad kokku energeetikasektorisse põhimõtteliselt. Jah, et sageli kui räägitakse põlevkivitööstust või põlevkivi energeetikast, pannakse kokku nagu kaks täiesti erinevat asja, pannakse põlevkivist elektri tootmise läbi otsese põletamise, mis tegelikult me võime öelda, et täna seda sisuliselt enam ei toimi. On valitsuse otsusega hoitakse meie uhiuuel Auvere jaamal nii-öelda tuli all kergelt, et kui on vajadus, siis saaks nagu elektri tootmist käivitada, aga teine valdkond on ikkagi põlevkivist õli tootmine ja selle õli tootmisega kaasnevast generaatorgaasist elektri ja sooja koos tootmine ja lisaks siis kõik muu peenkeemia, mis sinna käib, et mina kindlasti ei ole nii-öelda põlevkivitööstuse ekspert, ma näen siin kuulajate seas on nii mitugi inimest, kes võiksid sellest pikki loenguid pidada, aga millegipärast on avalikus diskussioonis on nad nagu ühte patta pandud, sest tegelikult täna ei ole kusagil ei Eesti riigi tasemel ega ka meie Euroopa Liidu partneritega võetud vastu konkreetsed otsused, mis puudutab nagu kütuste tootmist. Et loomulikult tegemist on fossiilsete kütustega ja sellest tuleb väljuda, aga hetkel ikkagi kogu rafineerimissektor Euroopa Liidus on natuke erikoheldud, et ta nad on küll, Meelis noogutab mulle kaasa, ta on küll kauplemissüsteemi sees, aga tal on tasuta kvoodid tänasel hetkel. Nii, läks mul täppi. Noogutas kaasa. Teised ei saa midagi aru, mis on ets, aga ärme lähegi võib-olla isegi nii sisse. Et selles mõttes, et antud selle arutelu kontekstis siin see fookus lõpuks on meil selles, et meil on praegu plaani tegemine. Et kuidas teha seda asja. Meil on hulk erinevad osapooli, kes midagi teevad. Ja küsimus siin, mille üle tahaks arutada, on see, kuidas saaks paremini veel. Ja selle nii-öelda kogu selle järgneva arutelu ma laiaspindis jagaks 3 suurde teemasse. Üks on see, et saada sellest praegusest seisust ja plaanidest võimalikult selge ülevaade. Ja praegu me oleme siin, kui selle osas on veel mingeid küsimusi või mõtteid lisada, siis see on praegu see koht. Aga nii kui sellega oleme okei, et tundub, et me saame aru, mis seis on ja mis tehakse, et siis tegelikult liiguks see järgmine selle juurde, et kuidas saaks paremini. Vaadata korra, mida tehakse mujal, mida on tehtud mujal, mida meil on sealt õppida, mida mitte, mida me jõuame rakendada, mida me ei jõua rakendada. Ja siis 3. plokiks jätaksin sõnapaari poliitika ja muu keerulise. Et on mõned väga keerulised asjad, küsimused veel. Siin juba korra tuli ka see Ida-Virumaa versus Eesti küsimus, on ju, et kui erinevad asju tahetaks näiteks. Aga siin on tulnud küsimus, kommentaar, mõte. Nii, pidin vist hoidma sealt eemale. Kui sa küsid, et kuidas saaks paremini, siis mis on täna halvasti?
nii lihtne küsimus ongi. Jah, seda võib küsida muidugi. Aga no ütleme sellepärast praegu me oleme seisu küsimuse juures, et mingis mõttes me üritame ka aru saada, kas on midagi halvasti, kus on midagi halvasti, kus saaks midagi paremini. Aga ütleme, et see küsimus ei ole halvasti. Ütleme, ma arvan, et see on nagu mingis mõttes siin ilmselge, nagu sai ka öeldud, on ju, et meie siht on selge. Lõpuks me tahaksime, et planeet ei hävineks, on ju. Samal ajal me peame suutma kuidagi teha nii, et muud asjad ka ei läheks mädaks. Sest me teame, et kui muud asjad lähevad mädaks, olgu see majanduslikud või poliitilised või sotsiaalsed, siis juhtuvad ka halvad asjad ja siis lõpuks läheb planeediga halvasti. Ja et lõpuks me üritame teha maksimaalselt, mis me suudame. Ja et halvasti on see, et me ei tee maksimaalselt alati, me ei suuda teha maksimaalselt, mis tähendab, et see siht on saada võimalikult paremini. Nii et ma ei hakka vastama sellele, kui te soovite vastata sellele, siis te võite muidugi, et kui oskate öelda konkreetselt, et see asi on halvasti, siis te võite seda muidugi öelda praegu ka. Jah, ma võin öelda, et meil oleks kindlasti maakonda rohkem ettevõtlikke inimesi vaja ja ettevõtjad, kes tulevad oma ideedega välja ja neid ellu viivad. Et ma arvan, et plaanide tegemisel iseenesest, plaan ei saa olla eesmärk omaette. Meil on ikkagi eesmärk on see, et me selles plaanis lahti kirjeldatud asjaga mõistliku aja jooksul ja mõistlike vahenditega ellu viime. Et see on võib-olla fookuses, ja seal on vaja nii-öelda eestvedajaid, et see kaasamine versus ühisloome ongi see, et kaasamine ongi see kaasavedamine, eks. Et meil oleks neid vedureid vaja, kes teisi kaasa veavad ja üldjuhul nad on ettevõtjad ja teised aktiivsed inimesed. Kindlasti et mis on halvasti, et neid võiks alati rohkem olla. Ja mina võib-olla lisaks, millele ma siin enne ka juba vihjasin, on see, et täna meil on vist tekkinud konsensus selle osas, mis on õiglane, aga meil ei ole veel täpselt aru saama, et millest see üleminek toimub, millesse. Et kas see on niisugune, ongi põlevkivi põletamisest põlevkivi õlile või põlevkivi põletamisest ja õlist veel välja kuhugi. Ja see lähteülesanne on hästi oluline, sest nii Praxise analüüs, mis hiljuti tehti valmis, mis vaatas siis välismaa kogemust ja ka teised välismaa tööd ise on näidanud seda, et kui me ei pane seda eesmärki paika, kui me jätame hästi häguseks, siis see ebaselgus viib selleni, et me teeme seda protsessi pikalt, täpselt teadmata, kuhu me lähme, see läheb kalliks ja lõpuks me võib-olla ei jõuagi kohale kuhugi. Et see on see esimene niisugune asi, mis võiks olla parem, et võiks olla selge, et mis see otsus on, et mõlemad pidi, et kas see on väljumine või see on jätkamine mingil kujul, et siis me teame. Ütleme nii, et see läheb natuke sellesse viimasse plokki, et poliitika ja muu keeruline, aga kui me juba siin oleme, et võib-olla käime siis korra seal ära, et võib-olla korra siin on Rahandusministeeriumi perspektiivi, et kuidas tundub, et kas see praegune püstitus on selge või kui ei ole, et kas see protsess, mis on plaanis, et kas aitab selle selgeks teha? Ma just tahtsin enne, mõtlesin ka, et äkki on võimalus kommenteerida, et mis tuli ka välja teie korraldatud kevadistest seminaridest, et tegelikult oodatakse väga selgelt sellist nii-öelda ütleme siis sellist juhtkonna nägemust või juhtkonna eestvedamist, et see puudutab nii riigi tasandit, on ju, et tegelikult vaadatakse poliitikute otsa ja selle pilguga, et mis juhtnöörid nende poolt tulevad ja tegelikult samamoodi, ma arvan, et kohalikul tasandil inimesed vaatavad kohalike omavalitsuste otsa. Et kas need on need, kes seda muutust eest veavad või mitte, et selles mõttes jah, et ma arvan, et Ida-Virumaal on omavalitsuste liiduga on vedanud, eks, aga et seal kindlasti ka üksikomavalitsuste tasandil on seda arenguruumi, et mis sõnumitega seda protsessi toetada, on ju, et kas kutsuda inimesi kaasa mõtlema või et seal on nagu see pool jah, et võib-olla nagu ma olen ikka proovinud niimoodi silmad kõrvad lahti hoida, aga et võib-olla jah, sellist nii kohalikul kui ka riigi tasandil sellist poliitilist sõnavõttu selle teemal on tegelikult siiani üsna vähe olnud, et pigem ongi sellised nagu meiesugused, kes on selle teemaga aktiivselt toimetanud. Siin natuke viidates tagasi ühele varasemale sõnavõtule, mis oli, et kohalik omavalitsus vaatab ka, et vaatab valitsuse otsa natukene ja vaatab ettevõtte otsa ja kohalike inimeste otsa ja kohalikud ettevõtjad tõenäoliselt vaatavad KOV-i otsa ja kõik riigi otsa ja kõik vaatavad üksteisele otsa ja mingis mõttes on ju see kaasamine ja koosloome natuke ongi, et kõik tulevad kokku, vaatavad kõik selle otsa, hakkavad rääkima ja see ongi see protsess potentsiaalselt, et lõpuks ei ole kellelgi seda vastust, vaid koos saab selle vastu ainult nagu kuidagi siis nagu sõnastada. Aga ma siis lasen siia kommentaariks. Ma tahan seda öelda, et seal seltskonnas, kes kõigile üksteisele otsa vaatavad, tegelikult ei ole seda sihtgruppi, seda seltskonda, keda kõige valusamalt potentsiaalselt need muutused hakkavad mõjutama. Et see sotsiaalne üleminek, ma ei taha hakata siin, õiglane üleminek, ma ei taha hakata siin defineerima ja või seda murdma, aga tegelikult oluline osa sellest on ka see, et ikkagi nendes muutustes ei tekiks, me ei viiks inimesi teadmatusest mingisse sotsiaalsesse kriisi,
et tuleb tegeleda sellega, kuidas inimesed oma eluoluga päriselt siis hakkama saavad nendes muutustes ja mulle tundub, mille pinnalt mulle tundub, ma olen 2 integratsiooni monitooringu meeskonnas olnud ja 2 lõimumiskava koostamises olnud, et ma natukene Ida-Virumaa tausta tunnen niimoodi sotsiaalteadlasena, et seal on inimesed juba nii ära väsitatud ja ära tüüdatud nendest kavadest, plaanidest, sellest, et tohutult on potentsiaali ja tulge ja tehke siin meile midagi, et meil on ju nii palju potentsiaali, aga tegelikult siis on nagu kaotud ära kuskil nende plaanidega, et minu mure, võib-olla see ei ole halvasti, aga mure on see, et seekord selle protsessi juures oleks maksimaalne tehtud kaasajate poolelt, et see info jõuaks üldse tavalise inimeseni, et kava on tegemisel, mida see tähendab nende jaoks, kas see üldse puudutab kõiki Ida-Virumaalasi või ainult, ma ei tea, kaevureid ja nende naisi näiteks. Et sellist nagu väga, et kui avalikku debatti ei ole, ka poliitilisi sõnavõtte ei ole, et siis seda diskussiooni ise luua, sisustada ja sellesse tõmmata osapooli kaasa, et seda võiks võib-olla rohkem olla. Aga miks meile just see kliimakogu või see rahvakogu formaat meeldib, ongi see, et sa kutsud selle tavalise inimese ja temal on sellest tohutust, tal on omad hirmud, ta ei tea, mis saama hakkab, eks ole, ta kuuleb, üks poliitik ütleb nii, teine naa, on ju, eksperdid ei suuda ka omavahel kokku leppida, on ju, et tuleb siis prügiga sorteerida või ei tule, on hästi lihtne näide, on igapäevane. Et tegelikult selles infovirvarris tegelikult on vaja sellel inimesel nagu teha, võtta rahulikult, las ta küsib oma küsimusi, saab ta rahulikult vastata, selgeks teha nende asjad ja siis ta ütleb, et kas see puudutab mind ja kuidas see puudutab ja mida ma tahaksin, et edasi hakkab juhtuma. Et selle tavalise inimesega tuleks tegelikult rohkem tegeleda ja teda mõista, mitte ainult ettevõtetega, kes on väga oluline roll, aga need töötajad ka, et nende hirmud ja sellised mured saaksid nagu adresseeritud. Et need hakkaks pidurdama arenguid sellel eesmärgil just. Väga hea. Aitäh, Marek Kiisa minu nimi ja esindan tehnoloogiasektorit ja miks Ida-Virumaa, sellepärast, et me oleme, ma ütleks niiviisi nii, et meie silmis on Eestil ainult üks maavara ja need on noorte inimeste ajud. Need on kõigi meie inimeste ajud, kes koolitavad ennast ettevõtlusele kõlbulikuks nii-öelda. Ja me oleme 5 aastat nüüd teinud sellist või 6 aastat sellist liikumist nagu ettevõtlikkuskooli, tulevikukooli nime alt ja viinud siis tehnoloogia ettevõtjad kõikidesse Eesti koolidesse rääkima oma lugu, mis pärast nad said ettevõtjaks ja millised vabadused, millised võimalused annab ettevõtjaks olemine. Selle pika sissejuhatusega siis jõuan nüüd Ida-Virumaale ja minu meelest riik on teinud väga tänuväärsed sammud. Kohtla-Järve gümnaasium, Jõhvi gümnaasium, minu meelest need on ülihästi ära juhitud ja ülinutikad õpilased õpivad seal nendes mõlemas koolis. Ma olen käinud Jõhvi gümnaasiumis 3 aastat rääkimas seda minu lugu ja ma olen teinud sellist nii-öelda sotsiaalset hääletamist õpilastega ja domineeriv osa neist soovib oma õppimisi jätkata kohalikus omavalitsuses ja nendest ühest klassist kuskil 6 õpilast juba olid piisava digipädevusega, nii et nad töötasid õhtusel ajal oma vendade, õdede IT-ettevõtete heaks. Ja nüüd ma jõuan nagu pointsini, et meile see COVID-i harjutus väga selgelt näitas, et ellu jäävad need, kellel on digioskused, need, kes suudavad oma tööd teha kodudest ja mida näitas siis telefoni jälgimine, et enam Tallinn ei olnudki nii-öelda selline tõmbekeskus Tallinna-Tartu, et muutus hajeasustus, mis tähendab, et inimesed läksid oma maakodudesse, väga paljud ka Ida-Virumaale ja tegid oma töid siis kaugtööna.
aga ühesõnaga, see on nagu põhimõtteliselt üks potentsiaalne lahendus, kuidas seda õiglast üleminekut teha. Vabandust, et ma nii pikalt räägin, aga meie vaatame, nagu tehnoloogiaettevõtete poole pealt julgeme väita, et lähemas 10 aasta perspektiivis tehnoloogia või väga palju ettevõtteid muutuvad tehnoloogiaettevõteteks, kus digioskused on nagu eesti keel, mida me siin praegu räägime. Mis tähendab, et kui me tahame Ida-Virumaa nii-öelda õnnelikuks saamisest rohkem rääkida, me peame veel ja veel neid digioskusi külvama sinna, õpetama ja harima neid noori, et nad tahaksid olla seal ja muutuksid konkurentsivõimeliseks üle kogu maailma. Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et ongi aeg minna selle põhiteema juurde, sama, kuidas saaks paremini küsimuse juurde ja võib-olla ma teen siia sissejuhatava küsimuse korra ja siis liigume siit samm-sammud edasi. Et meil selle arutelu pealkirjas oli 2 sõna, üks oli kaasamine, teine on koosloome. Ja ma korra tahaks võib-olla panelistele visata selle küsimuse ka, et mis juhul te ütlete, et see protsess, mis nüüd nagu praegu käib ja toimub veel, et ta on hea kaasamine ja kas ta võiks olla see nii-öelda koosloome ja mida te mõtlete selle all, kui te arvate, et ta võiks olla see koosloome? Ükskõik, kes võib alustada? No, ma võin öelda seda, et see protsess, mida meie koos Ivaliga veame, et jah, et see pigem ma arvan, et läheb selle kaasamise märksõna alla, et ehk siis, et seal need samad formaadid, mida ma mainisin, et seal on see arvamuskorje, need seminarid, need kirjalikud arvamuse avaldamise võimalused, et eks need on üsna traditsioonilised. Et mis sellest koosloome võimalustest, jah, meil on omavahel need arutlused olnud, et me ei ole seda praegu sinna nii-öelda oma ametlikesse nii-öelda tööplaanidesse nad ei ole jõudnud, et see kindlasti üks on see ajafaktor, et kui siin enne mainiti, et Prantsusmaal see nii-öelda see koosloome protsessi võeti aega 9 kuud, et see on kindlasti midagi, mille jaoks on vaja aega planeerida ja see ma arvan, et ka pikalt ette kavandada, et kohati mulle tundub ka, et see nagu riigi poolt, et asjad miks see nii on eraldi teemaga, et asjad sageli tulevad ootamatult. Ehk siis, et selgub, et kiiresti on midagi vaja, et kuskilt tuleb mingi roheline tuli, mis võimaldab mingi asjaga liikuda, et siis on kohe vaja. Et selles mõttes oleks kindlasti sellised erinevaid lähenemisi veel rohkem kombineerida, hea siis, kui sul on nagu rohkem aega. Ma korra küsin siia taustaks, et kui palju Eestis praegu on aega, et ütleme selle sama plaani tegemisega, et kas on mingi tähtaeg kusagil? Ja meie enda jaoks see tähtaega me tahaks aasta lõpuks saada nii-öelda selle esmase plaani valmis, aga seal on ka et tegelikult me juba täna teame, et on hulk erinevaid protsesse käimas, mis osad nii-öelda, ma ei tea, osa seda nii-öelda puusletükke, saame selle info, ma ei tea, 2001, 2021, osa asju 2022 näiteks maakonna arengustrateegia uuendamine. 2023 peaks olema selle riigi kliima- ja energiakava uue versiooni koostamine. Ehk siis tegelikult, kui siin lootus oli, et me saaks mingi plaani paika ja siis sellega võiks rahulikult pikka aega minna, et siis selle lootuse ma pean natuke maha tõmbama, et ma kahtlustan, et me 2-3 aasta pärast oleme selle plaani ülevaatamise juures ja ilmselt see mingi perioodi tagant hakkab ka korduma, on ju. Et ehk siis sellist nii-öelda, kuigi seda võib-olla ootab seda põlevkivisektor, seda võib-olla ootavad muud organisatsioonid ja eks endal oleks ka hea mugav toimetada, kui oleks 15 aastat kindlust ja keegi ei muudaks kurssi, siis tõenäoliselt on niisugune nagu pidev nagu nii-öelda kohanemine, et seal on üks pool on ka näiteks seesama need tehnoloogilised võimalused, et kus öeldakse, et näiteks et täna ei tea, et mis saab vesinikutehnoloogiast, on ju, et millal ta on turuküps, on ju. Et täna ei tea, mis saab süsinikutehnoloogiatest, kas nad põlevkivisektoris on nii-öelda rakendatavad või mitte ja mis siis nagu selle mõju nendele nii-öelda heitgaasidele on. Ehk siis nagu need nii-öelda päris palju selles protsessis sõltub ära sellist tehnoloogia arengust ja see tulebki järk-järgult, eks, et sellega ma arvan, et peab kohanema, et selle vastu ei saa, on ju. Okei. Kuidas teistel tundub, mis oleks, kui see protsess on nii-öelda toimunud või toimub edasi, on ju, mis juhul saab öelda, et see nagu toimub hästi? Kairet võib-olla täiendaks sellega, et üks asi on tõesti tehnoloogia areng ja kindlasti tehnoloogia areneb väga kiiresti ja 5-10 aasta pärast me elame hoopis teises maailmas. Aga teine asi on ka see, et ikkagi need regulatsioonid, mis on täna kehtivad või mida planeeritakse, et siin kahjuks me tahame küll teha sellist õiglast
üleminekut ja seda protsessi ja me oleme siin keskkonnaorganisatsioonidega täiesti ühel meelel, et see õiglase ülemineku protsess peab olema pikaajaline, vastasel korral ta ei saa mitte kuidagi õiglane olla. Eks meil on eriarvamused selles, et nii-öelda kui pikk on pikaajaline ja kuidas seda teha, aga reaalsus on tegelikult see, et ta peaks pikaajaline olema, aga täna meist sõltub üsna vähe teatud erinevate regulatsioonidega, mis on vahetult nii-öelda suunavad seda protsessi, et me võime teha siin jube hea plaani, kuidas Eesti 2050 jõuab kliimaneutraalseks, aga reaalsus võib olla see, et teatud regulatsioonid keeravad selle plaani näiteks 3 aasta pärast täiesti pea peale. Et see on nagu vähemalt nii kohalike kui ka ettevõtjate jaoks nagu esmane, et kui meil on mingisugune nii-öelda kokkulepe või selgus asjas, et see kehtiks piisavalt kaua, et meil on aega nagu nii plaane teha, kõiki neid protsesse teha ja ka neid häid plaane ellu viia, et vastasel korral me praegu nii nagu viimased 10 aastat me oleme tegelenud valdavalt tagajärgedega ja tegelikult ka täna on see pisut sellist kartust, et me küll teeme asja ära, aga siis tuleb nagu 2-3 aastaga muututakse kõik asjad nagu kardinaalselt, reeglid muutuvad ja siis me oleme jälle nii-öelda lõhkise küna ees, et oi, mis nüüd saab. Et me pidevalt tegeleme nii-öelda kriisijuhtimisega, mis iseenesest ei pruugi halb olla, aga lõpmatuseni ei saa ka kogukondadele ja ettevõtjatele öelda, et kuulge, et proovime nüüd kuidagi selle jälle alla neelata ja sellest asjast välja tulla, et äkki edasi läheb paremaks, et see regulatsioonide nagu paikapidavus ja pikaajaline on väga tegelikult oluline selliste protsesside jaoks, et see on ka selline asi, mis kindlasti võiks olla parem, aga nii nagu mitte ainult Kaire, vaid ka ministeeriumites ministrite tasemel öeldakse, et kahjuks meil on hetkel vähe taustainformatsiooni, sest teatavasti ju Euroopa roheleppe on küll nii-öelda põhimõtteliselt kokku lepitud, kuid alles põhjalikum analüüs, et mis see tähendab siis nii-öelda majandusele ja see valmib järgmise aasta suvel. Et me keegi ei tea seda tegelikult täna veel. Et ja ongi, et me nagu plaanime mingeid asju ja eesmärke, võib-olla me ei tea, mis see nagu täielik sisu on. Et see on täna võib-olla kõige suurem mure, et sellist ebaselgust on jube palju ja mõtlen, et tervisekriisist me räägime, et tegelikult selline ebaselgus on jätkuvalt ikkagi, ma arvan, et kaasaegses maailmas on stress kõige hullem nii-öelda haigus ja sellega me tekitame endale lihtsalt stressi täiendavalt juurde. Mõju. Minu meelest üldse selline hea stressijuhtimise viis tänapäeval juba ilmselt tuleviku maailmas ka on see, et ära muretse, me niikuinii ei tea, mis tuleb. Et selles mõttes ma arvan, et plaani tegemisega ka, et eks need arengukavad, tegevusplaanid, nii nagu me oleme harjunud tegema, nii nagu meie riik on praegu nendele üles ehitatud, võib-olla see ilmselgelt peab muutuma. Väga ebamugav, ma ei taha sellele mõelda, me ei tea, mis vormist edasi peaks olema, aga ilmselgelt nii kiiresti me ei jõua nagu kogu aeg nüüd plaani ümber teha, sellepärast ongi inimesed, huvigrupid, eks ole, tüdinenud, jälle mingi plaani tegemine nagu tegevuste elluviimise nagu ei jõuagi, eks ole, et neid plaane ellu viia. Et see taustsüsteem kindlasti on ka muutuses, aga mida ma tahtsin nagu konkreetselt täiendada siia võib-olla selle õiglase ülemineku kavasse on, et 2 asja, et üks asi on see, et toodud võtab aega selline kaasamine, et konkreetselt meie algatusrühma nägemuses meil on üks niisugune pakettplaan, ettepanek praegu välja mõeldud, kus oleks 2 nädalat, oleks niisugune rahva koostööd, eks ole, 4 kuuga saaks niimoodi algusest otsani selle enam-vähem Eesti oludes nagu võib-olla tehtud. Aga muidugi see ei ole lihtne, seal on ressursse vaja, et seda teha. Kõige olulisem ressurss on muidugi poliitiline tahe ja valmisolek. Et see oli üks asi, mis ma tahtsin öelda, et see ei pea tohutult kaua võtma, see sõltub sellest planeerimisest, disainist, mis ressursid meil on, millist protsessi saame teha. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et võib-olla sellest kavast, sellest õiglast üleminekust seni on räägitud ja mõeldud liiga palju selles ettevõtluse võtmes, võib-olla investeeringute mõttes, eks ole, et meil on vaja selgeid otsust ülevalt, et siis me saame teha selle projektiplaani, eks ole, selle investeeringu võtta ette, eks ole, ja arutada neid tasuvusaegu. Aga ma arvan, et lisaks nendele sellistele tükkidele investeeringutele, projektidele, mida siis mõelda, et mida ehitada, mida mitte, kuhu panna investeeringu, kuhu mitte, sinna kavasse võiks panna ka selliseid tegevusi, mis ehitavad vundamendi
sellele tulevasele paindlikkusele reageerida kiiresti. Selleks, et meil omavalitsused Ida-Virumaal oleksid võib-olla julgemad, teadlikumad, ka, eks ole, nendesse arengutesse, ütleme, inimesi ka kaasama, eks ole, kaasa kutsuma, selleks, et kohalik inimene ei oleks nii nagu hirmul ja mõtleks, et jälle midagi sealt ülevalt tuleb, eks ole, et keegi midagi ei tea, mis juhtuma hakkab, et oleks tegelikult nagu teeks rahu sellega ja sellel on tal mingit tuge ja abi vaja, et võib-olla selliseid tegevusi mahutab ka sinna kavasse sisse kirjutada, kas või eks ole seesama kliimakogu on ju, et konkreetse tegevusena, et me võtame sammhaaval, toome kogukonna kaasa, et ta saaks oma seda arusaama õiglusest sinna, eks ole, plaani siis nagu sisse kirjutada, see kogukond ka, et mitte ainult ülevalt ei tule see. Ja ma tahtsingi siin täiendada, et see lisakeerukus on siin see, et me üritame teha koosloomet olukorras, kus varem on tehtud kogu aeg kaasamist, et ka ametiühingute esindajad on meile öelnud, et nad on leidnud ennast veidras olukorras, kus neid küsitakse päriselt arvamust. Et varem nad olid harjunud sellega, et nad lähevad nüüd vaidlema, nad lähevad nõudma seda ühte asja natuke teistmoodi, aga nüüd tullakse nagu üsna tühja lehega, et noh, mis me teeme koos. Ja siis meil ei ole üldse nagu nii häid kogemusi varasemalt, kuidas see käib. Nii et see sinu plokk, et Ida-Virumaa versus Eesti, et ma arvan, et ülejäänud Eesti peaks praegu kõvasti õppima, et kuidas selline protsess üldse käib, kuidas see kohalikud sellega peaks suhestuma ja kuidas riigi poolt seda juhtida, et me täna nagu niimoodi õpime ja teeme ja see kõik peab käima hästi kiiresti. Siis üritame žonglöörida hästi paljusid erinevaid palle ja mitte maha pillata ühtegi. Aga ma tahtsin toetust avada selle mõttele, et see kava ei peaks olema ainult nagu loetelu investeeringutest ja vaidlus selle üle, et kas me teeme ühe suure või teeme 10 väiksemat, on ju, või ütleme 10 keskmist või teeme 100 väikest, vaid et jah, seesama, et kuidas seda teemat piirkonnas, või kuidas seda piirkonda just toetada, kuidas neid piirkonna elanikke, neid kogukondi, omavalitsusi, et jah, et see nagu, ja see taust seal nagu ka taga, et mida nagu on vaja, et see piirkond oleks tugevam või et see kogukonnad oleksid tugevamad, et jah, kahtlemata oluline. Aga kui ma tohin veel, et kui me räägime sellest õiglasest üleminekust või ütleme sellisest nii-öelda Ida-Virumaa konteksti, et seal paratamatult ütleme, et seal on fookuses see küsimus, et inimeste töökohad, ehk siis need inimesed, kes oma töökoha kaotavad, mida nemad tegema hakkavad, on ju, et mida nende pereliikmed tegema hakkavad, kuidas nad hakkama saavad. Ida-Viru jaoks küsimus, et kas nad hakkavad seda tulevikus kõike tegema Ida-Virumaal või nad kolivad Eestist minema või lähevad Tallinnasse, on ju. Aga et teine selle ja võib-olla see üleriigilisem ja võib-olla see, millega meil on natuke rohkem aega, on see küsimus see, et mis see üleminek siis energeetika mõttes on. Et kui me ei tooda Eestis energiat põlevkivist, siis et mida me siis teeme, kas me ostame seda sisse või kas meil on suutlikkus seda toota millestki muust. Et see on võib-olla nagu see teema, mis on võib-olla rohkem lahti rääkimata, kus on nagu veel seda võib-olla ka selgusetust üleval ja kus on keerukad protsessid, näiteks ka need kohalike omavalitsuste tasemel need üldplaneeringud, mis on tegemisel, et kus on need küsimused, et kuhu me plaanime tuuleparke, kuhu me plaanime päikseparke, et kas see elektrivõrk veab selle välja või mitte, on ju. Et kui päike ja tuul on Lääne-Eestis, aga seal ei ole tegelikult elektrivõimsust, on ju, et üks väike siuke ühe pere elektripark lööb nagu kogu maakonnasüsteemi niimoodi rivist välja, on ju. Et need teemad on võib-olla ka need, millega nagu rohkem rääkidest, et kui võtta seda ettevõtluse poolt ja Ida-Virumaa neid arenguteemasid, et seda tegelikult neid lahendusi on nagu küsitud ja pakutud tegelikult hästi pikalt, et mulle siin üleeile vaatas, et oli veel tol ajal, kui olid maavanemad ja maavalitsused, et oli Tartu Ülikool oli teinud analüüsi selle kohta, et millised võiksid olla Ida-Virumaa kasvuvaldkonnad, see oli 2014, et mida seal siis välja pakuti, seal pakuti välja agroparki, on ju, seal pakuti välja, et Ida-Virumaal võiks olla IT-haridust, see võiks olla seotud siis selle tööstusega, on ju, et ütleme need samad asjad, mis on nagu siiamaani ringlevad või on laual, on ju, et seal oli juttu sellest, et keemiatööstus selle põlevkivi keemia pinnalt, on ju, need nagu nii-öelda potentsiaaliga valdkonnad, selle samamoodi oli juttu tuuleenergeetikast, on ju, küsimus sellest, kas ainult energia tootmise koht või võiks olla Ida-Virumaaga see koht, kus on siis see nii-öelda, kus on need tehnoloogiapartnerid, kes seda uut tehnoloogiat välja töötavad, et see on 6 aastat tagasi, et tegelikult need samad ideed, et suuresti on siiamaani realiseerimata, on ju, et need on suuremad, aga ka need palju väiksemad ideid tegelikult, seesama, et elukeskkond on ju, teenused, vee kvaliteet, õhu kvaliteet, kuhu õhtul minna, on ju, kus on nagu, mis on need õppevõimalused, keeleõppe teemad, et tegelikult neid teemasid ja neid vajadusi on nagu neid ongi lihtsalt kogu aeg olnud laual nagu hästi palju ja need on rohkem, kui on keegi jõudnud ära teha, on ju.
kas ei ole rahastust, aga vahel on ka see, et ei ole piirkonnast eestvedajat, eks. Et ehk siis nagu kohati nagu ka tundub, et võib-olla see on ka üks põhjus, miks kohalikud on nagu tüdinud, on see, et noh, tegelikult nad on juba seda, et tuleks eesti keelt, nad on seda mitu korda pakkunud välja, nagu pakkusid 2010 ja 14, et noh, et samad ideed nagu ringlevad, on ju. Et kuidagi nagu noh, maha ka ei kuku, on ju, et keegi nagu ka võib-olla nendega nagu lõpuni ei lähe selle mõttega, et noh, et kas tasub teha või ei tasu, on ju, või et kes teeb ja noh, palju maksab ja millal pihta hakkab, on ju, või võib-olla selgub, et äkki nagu noh, mõttevälgatus on hea küll, aga tegelikult on, ma ei tea, taustakeskkond on nii palju muutunud, et enam nagu ei oleks realiseeritav, et noh, et see on võib-olla nagu see, et ütleme see majandusliku mitmekesistamise poolest mulle tundub, et neid ideid on tegelikult Ida-Virumaal juba päris palju, millest võiks kohe valida ja mõned välja hakata nagu nendega nagu rohkem edasi liikuma, aga just see energeetika pool või see, et kust Eesti oma selle energia tulevikus saab, et see on võib-olla see, kus seda diskussiooni on isegi nagu vähem olnud. Jah, küsimus siin vahepeal või kommentaar? Kommentaar jah, ma arvan, et samale pildile, millest praegu oli juttu, tuleks ikkagi teine pool juurde panna, et on pakutud lahendusi, see noh, et ülikool on teinud tõesti mingi uuringu või et koha peal ei ole olnud võib-olla tugevat eestvedajat, aga noh, teine pool sellest pildist on ikkagi see, et riigi ja poliitikute poolt on ikkagi läbi aastate ju öeldud igas sõnastuses ja igal moel, et jah, põlevkivi on väga hea, konkurentsivõimeline, me lähme sellega kogu aeg edasi ja meil ei ole vaja mingisugust väljumisplaani. Tegelikult on see, mida on kogu aeg öeldud, et ja see on meid viinud ikkagi ju, mitte et me peaks minevikku üldse oma arutelud minema, aga see oleks võib-olla hea ikkagi nagu välja öelda, et nüüd me olemegi jõudnud sinna, et kus meil on loetud kuud aega tegelikult, et see ei olnud ikkagi nii ootamatu. Jah, seda me mõtlesime siin arutelu ette valmistades ka, et me võiksime veeta ilmselt mitu arvamusfestivali arutelu rääkides minevikust, rohkem kui isegi mitu, aga et seal ei ole võib-olla väga palju mõtet, et praegu see plaani tegemine on, küsimus on, mida me nüüd veel saame teha, mida me ja omakorda veel ka, et me ei saa kõike öelda, et las koha peal teevad kõik ära ja et võib-olla saab kuidagi aidata. Ja sellest me siin nagu räägimegi, et mida me saame veel teha, et aidata, kuidas me saame teha nii, et veel nagu paremini oleks või läheks paremini siis nüüd. Aga see küsimus natuke siin tõstatus vist, jah? Võib-olla jätkaksid, et ja, selline küsimus, enne kui see peast ära läheb mul. Et juba kaobki, see oli nii ja et kui me teame, et me oleme võib-olla varem siis kas pigistanud silma kinni ja nüüd meil on äkki hästi kiire ja me ei jõuagi tegelikult enam teha väga sellist koosloomelist kava, sest et aega lihtsalt ei ole, et noh, nii on. Aga et kuidas me võiksime siis praegusest olukorrast niimoodi edasi minna, et me teeme seda hetkel nii kavalasti või hästi, et me ei oleks selles olukorras siin veel enam tulevikus. Et me suudaksime siis ütleme need arutelud niimoodi püsti panna, inimesed niimoodi kokku kutsuda ja arutleda täpselt neid õigeid küsimusi ja saada need õiged vastused sealt kätte, et me ei oleks siis hiljem enam selle sama asja, et oi, aga me ei mõelnud selle peale ette või midagi, et kas sellele on head vastust, aga küsimus on. No, mina tahaks seda natukene võtta maha, et meil ei ole enam üldse aega, et nüüd on hästi kiire, et tegelikult me räägime ühest dokumendist, okei, jah, seal on suured rahad taga, et väga tark oleks ikkagi maksimaalselt ära kasutada, eks ole. Et siin ma nagu tunnen isegi natukene kaasa ametnikele, kes peavad selle väga nutika dokumendi kokku kirjutama, eks ole, teada seda Eesti tausta ja kõiki neid muud, seda, eks ole, et täpsem info alles tuleb, eks ole, et siin on, tunnen kaasa, soovin edu. Aga tegelikult meil tuleb ju kogu selle roheleppe valguses väga palju strateegilisi dokumente Eestis ümber vaadata, ümber kirjutada, neid tegevusplaane sisustada, sellega kooskõlla hakata viima. Et see ei ole nüüd vast nii ootamatu, kui nüüd see konkreetne dokument, mida on vaja kokku panna, et võib-olla, ma ei tea, mina saan meie algatusgrupi poolt öelda, et me kavatseme küll küsida ja nügida ja uurida, et mis need ülejäänud kavadega saab, et kas keegi tegeleb juba või kas on mõni huvirühm, kes juba tegeleb ja küsib ja nügib, et tegelikult see pilt on ju palju suurem, eks ole, kogu see kliimapoliitika
mille pärast me ka sellest põlevkivisektorist muudatustest räägime, et seal on nii palju muid valdkondi, mis on eri ministeeriumites laiali ja nende kõigiga vast ei ole veel, on kohti, kus ei ole veel hilja ja jõuab läbi mõelda, kirjutada välja, eks ole, mida me teame, mida me veel ei tea ja siis selle pealt nagu minna edasi. Ja ma arvan, et ma loodan, et sinna kavasse saab sisse ka mingid laused, et neid protsesse me teemegi järgmisel aastal, aga me kirjutame kavasse sisse, et me kindlasti teeme neid protsesse, et siis on nagu justkui sõrm juba antud. Jah, no et siit natuke tuleb see küsimus, et mõnda asja praegu ei jõua teha, aga mida siis veel nagu esiteks mida jõuab ja teiseks on see, et mingid asjad juhtuvad ka hiljem, on ju, mida me saame praegu alustada, mida oleks vaja kui meil aasta pärast oleks olemas. Võib-olla praegu sinnapoole ka natuke seda küsimust. Jah, et ma veel kord rõhutan seda, et ega dokumentide tegemine ja kogu selle protsessi ülesehitus on nagu üks asjast, aga mina rohkem nagu juba ette muretsen eestlaslikult selle pärast, et kuidas neid asju ellu viia ja ette tekiks mingisuguseid tõrked selles asjas, et võib-olla ongi see, et Kaire juba ütles, et ega meil neid ideid, mida võiks teha ja peaks tegema, on nagu piisavalt, aga kuidagi ei ole nad läinud, et peaksimegi sellele keskenduma, et need tõesti head ideed siis veel kord üle vaadata, ära hinnata ja ellu viia. Siis tegelikult, kui nagu roheleppest rääkida kogu sellest taastuvenergeetikast, siis ma just eelmisel arutelul mõtlesin ja rääkisin Kadriga sellest, et Eestis on põhimõtteliselt olnud 3 sellist suurt rohealgatust. On taastuvenergia saavutamine aastaks 2020 20%-ga, mis tegelikult oma tulemuseks oli see, et viimase 5 aasta jooksul Eestis on ehitatud 7,5 tuulikut, kuigi räägitakse kogu aeg, et tuuleenergia tuleb, aga reaalsus on see, et viimase 5 aasta jooksul on 7,5 tuulikut ehitatud Eestis, kõik nad on Lüganuse vallas, Ida-Virus, 5 tuulikut töötab, 1,5 ei tööta, eks ju. Ja 6,5. Hästi. Väike arvutusviga. Nii, ja siis oli biokütuse lisamine, mida me kõik siis tanklas tarbime, et põhimõtteliselt nagu nii-öelda piltkudes tossab samamoodi, lihtsalt see, et kusagilt Lõuna-Ameerikast, Aasiast tuleb teadmata meetodil nii-öelda valmistatud taimne õli, mida siis segatakse fossiilsete kütustega, et on hästi roheline. No ilmselt ei ole, see on kogu Euroopa tegelikult. Ja nüüd viimane, mis kampaania siin aasta lõpuni on käimas, et katame kõik põllud päikesepaneelidega, metall Türgist, paneelid Aasiast, tööjõud kusagilt mujalt ja järgmist aastat hakkame tarbijatena seda siis kinni maksma. Et tundub nagu, et on selline pööre paremuse poole, kui nagu sisusse vaadata, et on puhtalt selline nii-öelda kuidas on siis toetusmajandus, et mida meil paljud ettevõtjad öelnud, et nad tahaksid päriselt äri teha. Et ei sõltuks kuskilt poliitilisest või regulatsioonidest, et oleks keskkond, me teeme äri, eks ju, ja loome lisandväärtust, mitte et iga aasta pead jälle mõtlema, et et nüüd järgmine aasta mingid regulatsioonid muutuvad, et kuskilt on vaja nagu soodne asi saada, et see meie mudel toimiks, et et see ilmselt ei ole jätkusuutlik tulevikus ja see näited, mis võib-olla ka on keskkonnaühendused välja pakkunud, et maksame investeeringud kinni ja maksame inimestele eelpensioni, et sakslased on selle enam-vähem teinud, et Saksamaa on oluliselt jõukam kui meie oleme ja nad ongi maksnud söeelektrijaamade investeeringud kinni. Samal ajal muidugi on toetanud näiteks gaasielektrijaamade rajamist, gaas on samamoodi fossiilne kütus ja on maksnud ka eelpensioni, aga selle peale üks linnapea tagasiside oli see, et tore lugu, et mul on terve linn on täis nagu heas tujus vanemaid inimesi, kes joovad õlut, aga nad surevad ära ükskord ja mis tulevik on siis, et me peaksime ka sellele mõtlema, et tõesti, et fookus on küll jah, et need tänased töötajad, aga kui noored selle asjaga kaasa ei tule, et siis pärast võimegi nagu ka minuealised mõelda, et kellele me teeme seda siis päeva lõpuks. Ma arvan, et see üks vastus sellele küsimusele, et miks need alternatiivplaanid ei edene, tuli see publikust, et niikaua kui inimestel on ikkagi see lubadus antud, et see vana tööstus veel kestab, siis miks sa peaksid muretsema millegi uue pärast, et tihti me kuuleme põlevkivi debattides seda vanasõna, et ära aja vana kaevu kinni enne kui uus on valmis, aga täna isegi uut ei ehitata, sest kõik kaevavad vana kaevu nagu sügavamaks lootusest, et seal veel on vett all. Aga et meil oleks keegi peab tegema selle esimese ülemineku ja tegema seda uut asja ka, sest
sest muidu see ei teki iseenesest. Me oleme üritanud seda paberil tekitada, on ju, arengukavadega, see ei teki iseenesest. nojah, seal on ka see küsimus, et kuidas see uus asi tekib, et kas see on siis see, et nii-öelda avalik sektor kuidagi kas kunstlikult maksab kinni või tasustab või see tekib kuidagi nagu loomulikult ja nagu äriliselt kasulikult kohe, et kas või seesama energeetika tootmine, et seal mis on ju ka üks roheleppe teema, see energiavaesus on ju, et teoreetiliselt on ka võimalik lihtsalt seda fossiilkütuseid nii tugevalt maksustada, et sa lihtsalt, et sul odavam on see nii-öelda roheline energia, kuigi ta tegelikult nagu loomulikult praegu veel ei ole hinna mõttes konkurentsivõimeline, on ju. Et sa seda konkurentsieelist tekitad ju selle nii-öelda poliitikaga, on ju, et samamoodi ju need kvooditasud on ju, et tegelikult ongi nagu nii-öelda kunstliku eelise andmine selleks, et sa saaks kiiremini turuküpseks, on ju, et ma saan aru, et seda on järjest vähem ja vähem vaja ja samamoodi selle taastuvenergiaga, ma saan aru, et vist Eesti riik ka on minemas selliste nii-öelda vähempakkumiste teed, et seda toetust saavad need, kes on valmis tegema nii-öelda neid investeeringuid väiksema lisatoetusega, on ju, ehk siis mida nii-öelda lähemal sellele turukonkurentsi võimekusele, et seda nagu et need oleks siis nagu eelisseisus, et see on ka nagu kindlasti asi, mida kaaluda, et kas lihtsalt nii-öelda kas proovida selles suunas, et see tehnoloogia nagu arenekski sinna ja seal nähtakski nagu päris nagu reaalseid ärivõimalusi, on ju, et tulebki ettevõte, kes näiteks seda roheinnovatsiooni teemat hakkab Eestis vedama ja ta teebki seda nagu ärina või see on ka jah midagi, mida siis avalik sektor ja siis pole enam vahet, et on see riik või on see omavalitsus, on ju, et kes seda lihtsalt nagu kinni maksab. Kui vihma sajab, mis sajab või? Ja, et siis, ma ei tea, meil siin vari, et siis tegelikult võite tulla siia selle varju alla ka nii palju, kui te mahute julgelt. Keegi tuleb minu kõrvale ka istuma, kui soovib. Julgelt. Läheb kohe nagu hubasemaks ja koos loomama. Saan aru, et teil ei olnud järk-järgulist plaani selleks olukorraks. See on tõesti väga järsk revolutsioon. Keerame nüüd kaameratele selja ja... Aga samal ajal sisu mõttes saame jätkata. Ütleme, see sõna kunstlik jäi mul siin kõrva natuke, ma korra seda nagu reageerin sellele. Et mingis mõttes see õiglase ülemineku püüdlus, eks ta olegi ju lõpuks on ju see siht ise ongi kunstlik. Selles mõttes kunstlik, et me näeme, et loomulikul teel me sureme ära planeedina. Ja me üritame kunstlikult midagi ette võtta, et midagi muuta. On ju. Et selles mõttes see ongi nagu kunstlik siht ja siis selle tulemusena peamegi nagu kunstlikult ilmselt nagu midagi muutma. Ja ütleme, siin ongi see küsimus, et mis meil täna puudu on, et natuke mulle kõlab, öelge, kui ma eksin, aga natuke kõlab mulle tuttavalt Eesti kontekstis ka muudes valdkondades. Et iseenesest ideed on olemas, isegi raha on olemas, aga inimesi ei ole, kes teeks. Et kas ma saan õigesti aru või ma saan valesti aru tegelikult olukorrast? Kahtlemata, et ega inimene on ju fookus ja miks, kui omavalitsuste vaatest vaadata, et me oleme nagu väga kõva ülemineku selles mõttes ära teinud, et 220 000 pealt maakonna rahvastik on vähenenud 136-ni. Ja see on üsna kriitiliseks piiriks, et meil tegelikult omavalitsustega ongi selline ülemineku peamine fookus on see, et me peame elanikkonda säilitama, see 100 000 pluss on nagu väga kriitiline, sest kui alla selle juba minna, siis võib öelda küll, et on ju Eestis siin oluliselt väiksemaid maakondi ja toimivad maakonnad, aga meie see nii-öelda sotsiaalinfrastruktuur ehk see meie pintsak on juba praegugi suur ja kui ta veel suuremaks jääb, siis ikkagi seal me nagu ülemineku asemel või siukse mõtestatud ülemineku ja väärtusloomise asemel peame tegelema ainult siis nii-öelda tagajärgedega, millega ma olen väga palju juba tegelenud, et tegelikult inimesed on kriitilise tähtsusega ja paraku eelmises Eesti 2035 arutelus Jana tõi küll välja see, et meil väga paljud inimesed tõid ära, et miks nad on maakonnast ära läinud, et see on see, et meil ei ole piisavalt kohti, kus vaba aega veeta ja nii edasi, aga ikkagi jätkuvalt peamine põhjus, miks ära minnakse, on töökoht. Et Hiiumaal võib-olla see on suurem kui meil, aga ta on ikkagi peamine kõige rohkem mainitud põhjus selle Siseministeeriumi uuringus, et me peame need töökohad või hästi maksustatud töökohad säilitama, vastasel korral meil toimub üsna massiivne väljaränne ja siis me peamegi tegelema nii-öelda pidevalt oma seda suurt pintsakut nagu väiksemaks lõikama ja me ei saagi tegeleda nagu selliste asjadega, mis meid tuleviks edasi viiks. Et inimene on fookuses, jah. Ja. Tere, mina olen Kai ja 3 päeva nädalas elan sellises Kagu-Eesti väikeses külas, nagu seda on Saru küla.
Võru, Valga täpselt poole peal. Sisuliselt võib öelda, et karupeelses. Aga üks asi, mis sellist nagu koosloomelist poolt on Võrus 2 aastat nii-öelda nagu innustanud, on, võib-olla te olete kuulnud Vunkimanost, ehk siis kohalikud ise hankisid raha, initsieerisid, algatasid ja ka praegu just kestab 3. päev Vunkimano. Olen siin, mitte seal kahjuks. aga et see on hea näide tegelikult sellest, kuidas ei pidanud tulema pealinnast keegi, et hakata Kagu-Eesti probleeme lahendama, vaid kohalikud ise hankisid Euroopast raha, sest et Eestist ei saanud ja arutavad, kuidas oma kohalikke probleeme lahendada. Teine asi on paralleel, võib-olla kohalikud maakoolid on ju sihuke ikigi kestev arutelu. Hargla kool Karula rahvuspargi külje all on kasvava õpilaste arvuga. Täiesti fenomenaalne haruldus Eestis. Lihtsalt sellepärast, et Harglasse kolivad inimesed. Tuli Rolf Roosalu mingil põhjusel, algatas natukene kogukonda ja tegelikult reaalselt see, et on atsakas tegevus, on mida teha. Töökohti muidugi pole, nad on igaüks tulnud ja ise teinud mingi töökoha, kes kasvatab lambaid, kes pakub mingit majutusasutust, kes töötab lihtsalt kaugelt ja käib korra nädalas Tallinnasse on ju rongiga. Aga et nad on ise tulnud ja toonud kaasa kogukonna, ise seda kogukonda loonud. Küll aga, mis on meie probleem, mida võiks riik lahendada, kus me Vunkimanoga ja üleüldiselt kogukonnaga ei ole saanud lahendada, ongi seesama energeetika. Me oleme ka üks sellest näidest, kus tegelikult elektrivõrk on üsna halb. Meie panime enda kodus ka enda talu katusele 9 päikesepaneeli, ma ei tea, kust kaugelt nad tulid. Töömehed olid eestlased. Aga rohkem panna ei saa, sest et kohalik trafo on niivõrd kehv, et rohkem ei kata ära. Võime naabrimaja katusele panna, aga enda omale nagu rohkem ei saa. Et seda isegi 50, mis on see kuni lubatud väike park nii-öelda, mis ei lähe veel tööstusena arvesse, me ei saa isegi seda. Ja siis meile öeldi, et aga vahetage trafo välja. Palun. Isegi mitte, et kohaliku omavalitsusega koos või et Elektrilevi maksab pool või mis iganes. Ei, teie vahetage ära. Okei. Seda hinnalipikut ma siin jagama ei hakka, aga see ei ole ühegi nagu mõistliku pere võimekuses. Ja 3. paralleel, mis ma tahtsin tuua, võib-olla on Türi, mis on ka üks hästi äge selline kogukond siin samas lähedal, kuhu on ka selleks, et nad suudaksid säilitada inimeste arvu. Nemad on hakanud iseseisvalt, kohalik omavalitsus teeb seda, mida riik on ammu rääkinud, et oleks vaja teha, aga riik ei tee. Ehk siis pangad ei anna maale kolivatele inimestele või sellistesse X piirkonda kolivatele inimestele laenu, sest et need majad, mida nad tahavad osta, ei ole tegelikult panga jaoks investeering. Ja kohalik omavalitsus maksab ise oma osaluse. Kui inimene sinna tuleb, sinna jääb, oma maksutulu sinna panustab, sisse kirjutab ennast. Mõnes mõttes elanik ja KOV teevad lepingu. Siis Türi on väga hea näide sellest, kuidas KOV ise on loonud lahenduse, ise maksab kinni selle oma osaluse panga jaoks. Ja inimene saab endale kodu ja tuleb reaalselt Türi elama. Neid näiteid on küll ja küll, kuidas ka kogukond on hakanud vaikselt kasvama. Siin ka näide võib-olla või haakub sellega see, et kui küsitakse keskkonnaühendustelt ka, et mis see Ida-Virumaa lahendus siis on, siis meie oleme koosloome usku, me ei ütle. Me ütleme, et me ei saa seda öelda, et seda peab tulema nagu kogukonnast, aga et siuke üldine raamistik või visioon pikk oleks see, nagu, et see piirkond võiks olla selline, kuhu kohalikud tahavad tagasi tulla ja uued inimesed tahaks juurde tulla. Ja kuidas seda saavutada, et kas põlevkivitööstusega mingil moel jätkamine seda saavutab? Me ei ole nii kindlad, sest kui mina räägin oma tuttavatega, kes ka praegu otsivad maakodu, siis nad ütlevad, et Ida-Virumaale mitte mingil juhul on ju maa-alune kaevatakse ära ja siis kaevatakse ilmselt maa pealt ka ära. Et nad ei näe, et see on pikaajaline investeering, kuigi nagu maa on seal odav, et lihtsalt mine ja ehita. Aga eelmises korras oli ka hea, eelmisel paneelil oli hea näide, et telliskivi seinas on seal odavam kui telliskivi poes. Ühesõnaga, et kuidas saavutada seda lõpptulemust, seda me tahaks arutada. Et just, et see on maakonna minu arust ainukene võimalus, et inimesi tuleks juurde sinna.
ütleme, see ongi võib-olla see sihuke lõpp, kuhu me siin nagu teema mõttes jõuame, et aeg saab hästi kiiresti otsa kahjuks. Et seesama pikk perspektiiv, et me oleme siin rääkinud asjadest, mis toimuvad, asjad, mis tulevad, aga natuke on see mure olnud, et aega on vähe, probleemid on suured. Et mu küsimus teile võib-olla siia lõppu ongi see, et kuidas tagada seda, et need asjad, mis juhtuvad, et jah, me tuleme siia tagasi ja arutame uuesti neid, aga et nad liiguksid mingis suunas kogu aeg. Ja võib-olla see suund ei ole üks suund, aga see on vähemalt nagu enam-vähem sünkroonis. Et kui me ühes ringis räägime, et hakkame panema päiksepaneele, siis teises ringis ka anname sellesse trafosse raha nii-öelda selle näite põhjal, on ju, et KOV ja riik teavad, kumb mida teeb ka siis selles olukorras ja et need suunad, mis on, et nad liiguvad vähemalt üldiselt sünkroonis. Et kas mingi sihuke asi oleks võimalik meil pikas perspektiivis ja mis selleks teha oleks vaja? Mul Kristile vaatan ka siin otsa üks asi, üks selline hea paralleel tekkis, et kuidas üldse sellist näiteks ajurünnakut pidada, eks ole, et kuidas visata õhku ideid ja siis teineteist täiendada, et võib-olla see arengukavade koostamine, üldse arengute vaatamine, tulevikule vaatamine peaks käima ka selle põhimõttel, et teeme seda ja siis, eks ole, selle järgmise idee, et mis ma tahan öelda, on see, et hästi palju on seda võistlemist ja võitlemist. Kahjuks tulevad järgmisel aastal ka KOV-i valimised. Ma juba ei taha kuidagi panna seda pilti kokku, et kuidas siis kogu seda kliimateemat siis ajada, et ühesõnaga hästi klišee, aga ikkagi selline avatus ja koostöö ja oma nagu nende eesmärkide ja plaanide ja soovide siuke nagu ühitamine. Okei, mingites teemades võime nagu erinevalt aru saada, aga mingid asjad kattuvad, eks ole, neid asju me võiksime koos teha. Ja siis me saame ka seda inimeste nagu võimendust juurde. Et ei olegi kerge, väga keeruline on niimoodi, aga jällegi, et see ilmselt on see tuleviku maailma need oskused lisaks digipägevustele ikkagi see, et kuidas sa paned erinevad huvipooled koos tegutsema ka ühisosa nimel. See on see, milles nagu järgmine põlvkond nagu, mis mõtteviisiga peab järgmine põlvkond nagu elama ja toimetama. Seal oli... Ma annaks praegu siia, siis tuleks siia veel. Et kuidas seda saavutada, et me väga ise loodame just maakonnapõhiselt, kui me mõtlesime need erinevad nii-öelda tähtedega plaanid ehk BCG, et nende plaanide mõte ongi selles, et näiteks võtame G-plaan versus C-plaan, eks ju. Et C-plaan tegeleb sellega, et kuidas süsinikuheitmeid kokku koguda, et me seda atmosfääri paiskaks ja ära kasutada. Et mis keskkonnaühendus ütlevad, et kuulge, et aga ikkagi te põletate ju, et ärge üldse põletage. Et samas aga CO2 ei emiteeri, siis peaks ju kõik okei olema. Samas G-plaan oleks just see, et tegeledagi nende täiesti neutraalsete tehnoloogiate ja investeeringutega, et nad on iseenesest nagu ühte plaani neid panna, siis tekibki püktele sihuke võistlemine. Aga kui seal on erinevad eestvedajad ja erinevad nii-öelda plaani elluviijad, siis see tagab selle, et eesmärk on ju kõigil ühine. Et seesama kliimaneutraalsuse saavutamine, lihtsalt teed on erinevad. Et me loodame väga, et selleks, et neid eesmärke saavutada, me suudamegi sellised nii-öelda hästi täpselt sihitud tegevused välja mõelda ja kellel on ka eestvedajad, aga samal ajal on seal kõrval veel rida tegevusi, millega nii-öelda suusad ei tohiks risti minna. Et nad peaksid ikkagi üksteisega arvestama ja see nii-öelda horisontaalne eesmärk peaks olema kõigil üks, et me loodame, et see protsess läheb selliselt meil. Okei, aitäh. Korra annan see Kristile. Ja, ma nüüd ei tea täpselt, mis oli see juhis, kuhu ma ei tohi vaadata ja mida ma ei tohi teha, aga ma räägin ära oma mõtte. Et 2 aastat tagasi üks ka kodanikualgatuslik ja erinevate organisatsioonide poolt toetatud ettevõtmine korraldas kogukondlikud arutelud 34 kohas üle Eesti ja eesmärk oli see, et lahti võtta tükkideks see küsimus, et meie inimeste arv väheneb. See on faktipõhiselt teema, mida inimesed siis võtsid ette, et mida me saame siis teha, et kui inimeste arv väikestes kohtades pidevalt väheneb, et mis oleks siis need lahendused ja inimesi käivitas mõtlemisprotsessis ikkagi küsimus, kuidas saaksime teha nii, et 3 punkti ja siis oli ära defineeritud, et millele me siis lahendust otsime. Et siin tänase 1,5 tunni jooksul on seinast seina käinud need küsimuse lõpuosa määratlused, kuidas saaksime teha nii, et oleks Põxit, kuidas saaksime teha nii, et Ida-Virumaal oleks inimeste jaoks atraktiivne elupaik, kuidas saaksime teha nii, et Ida-Virumaa lapsed ja noored oleksid ettevõtlikud ehk et
igaühele neile on võimalik leida lahendusi, aga see tuleb ära defineerida, see küsimus, sellepärast et muidu läheb lihtsalt lappama ja need asjad ei ole praktilised ja need inimesed ei tule sellega kaasa. Ja neid küsimusi peaksid saama ikkagi sõnastada küsimuse lõpuosa, kuidas saaksime teha nii, et peaks sõnastama ikkagi alguses ekspertide abiga, et mis on need teemavaldkonnad, mis tuleb ära küsimustega varustada ja siis vastustega varustada ja vastuseid kui otsivad need samad inimesed, need kohalikud inimesed, kohalikud eestvedajad, siis sünnivad sinna juurde ka need lahendused ja Maiuga 5 aastat tagasi olime seotud Narva eelarvamusfestivaliga ja saime sealt hästi tugeva kogemuse ja õppetunni. Ehk et need teemad, mis Narvas arutamist vajavad, peavad tulema Narva inimeste enda seest ja Narva eelarvamusfestival sellisel kujul ei saanud elujõuliseks, aga sai elujõuliseks basaar. Kohalike inimeste samasuguse hea arutelu keskkonnaga sündmus, sest need teemad tulid kohalikelt inimestelt. Nii et 2 asja siis lõpukokkuvõttes. Tuleb ära defineerida see küsimuse teine pool ja inimesed ise hakkavad otsima neid vastuseid nendele küsimustele. Siia viimasteks sõnadeks veel siia keskele ka 2. Ma lihtsalt, kuna siin ülesande püstitus või arutelu püstitus oli ka see, et igaüks võiks saada midagi nagu kaasa, mis on nagu praktiline ja mida siis edaspidi teha, et siis ma mõtlen, et üks asi, mida võib-olla, või noh, mitte võib-olla, vaid mida tuleks selgemini ka kommunikeerida, on see, et mis saab kõigist nendest ideedest ja algatustest, millega me selle aasta lõpuks finišisse ei jõua. Et kuidas nendega edasi minnakse. Et natuke tundub, et on seda hirmu, et kui nüüd mingit asja ei jõua selle aasta jooksul kuskile sisse suruda, et siis on nagu rong läinud järgmiseks 10 aastaks. Et see on nagu see, mida me arvan, et ka enda meeskonnas peame läbi mõtlema, et kuidas seda infot ka välja jagada ja kuidas seda siis lõpuks nagu kuskile nii-öelda need selle eelkokkuleppe või selle nii-öelda sõrme nagu siis kirja panna, et see sõrm on antud, et mingite teemadega mingil moel tegeletakse edasi. Ma korra küsin ühe hästi praktilise küsimuse ka, et kas te jätkuvalt otsite ka mingit inimest tööle? Mingit koordinaatorit? Jaa, meil oli konkurss selle koordinaatori peale, kes Rahandusministeeriumis seda õiglase ülemineku teemat eest veaks ja seda järgmise aasta lõpuni, et me siiani ei ole veel leidnud, nii et jah, otsime. Et kui on sihuke arendusinimese hingega projektijuht, kellel on huvi ka poliitika kujundamise vastu, kirg Ida-Virumaa vastu, et siis ikka otsime, jah. Et kõik, kes järelvaatamises seda vaatavad veel, siis kandideerige. Jah, Madis. Ma võib-olla lõpetan sellega, et need suured nihked selles, kuidas me mõtleme nendest teemadest, need võivad tulla järsku, et kui 2 aastat tagasi oleks ilmselt olnud mõistlik küsida, et kui oleks olnud paljude inimeste huulel küsimus, et kuidas me saaks teha nii, et põlevkivist elektrit toota veel võimalikult kaua, täna mitte keegi enam seda ei küsi, et kuidagi see on ära otsustatud. Aga täna me küsime väga tihti, pahatihti, et kuidas me saaks võimalikult teha nii, et õli tootmine jätkuks. Ma arvan, et varsti me ei küsigi enam seda, sest jällegi midagi võib-olla väljastpoolt muutub. Ja siis me hakkaks küsima neid õigeid küsimusi, kuidas me saame teha nii, et Ida-Virumaast saaks elukeskkond, mis me kõik tahaks, et oleks. Mul on hea meel kuulda vähemalt, et teoreetiliselt vähemalt kõigil on vist sama eesmärk tegelikult, et see viimane küsimus ongi see küsimus, mida küsitakse. Et lihtsalt probleem on selle, et sellest küsimusest hargneb välja veel miljon erinevat muud küsimust, nagu kus ja kes toodab elektrit ja niimoodi edasi. Ma annaksin veel viimase võimaluse kellelegi midagi küsida täpsustada, mis kuidagi on nagu õhku jäänud. Meil on väga metateema, meil ei ole teema, kuidas üleminekut teha, meil ei ole teema, mis küsimus on, meil ei ole teema, mis eesmärk on. Kõik need asjad on mujal. Küsimus on, kuidas jõuda kuhugi sellega. Ja mina olen üks Martini doktoritöö juhendajatest, seda ei julgenud oma doktoritöö teemat välja öelda ja tagumik läks märjaks, sellepärast ma olen püsti. Et ma tahtsin öelda seda, et ma olen natuke olnud kaasas selle protsessiga, kuidas õiglasest üleminekust on hakatud Eestis rääkima ja see on olnud tohutu läbimurre, et me sellest räägime, kirjutame nii palju, et see protsess on käima läinud, et sõna on ka tegu. Et me ei peaks nii tohutult palju muretsema, et need käega katsutavaid uusi, ma ei tea, nii-öelda reaktoreid ei ole veel täna püsti, vaid väga palju on räägitud ja tähendusruum on hakanud muutuma ja inimesed on hakanud õiglasest üleminekust mõtlema ja rääkima ja mitte ainult Ida-Virumaal ja Tallinnas, vaid ka Tartus ja kaugemal. Et see on väga tähtis ja teiseks ma tahtsin öelda seda, et see õiglase ülemineku protsess ju või see kava tegemine ja mõtlemine ei saa ju lõppeda 31. detsember 2020.
et see kõik läheb veel edasi ja noh, sinna annab ilmselt moel või teisel kavalalt sisse kirjutada just nimelt sellesama koosloomeprotsessi. Et Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsess oleks ka koosloome nii-öelda hea näide ja laboratoorium, sest see on üks neetult keeruline piirkond etniliselt, kultuuriliselt, tööstuslikult ja veel 100 kihti sinna otsa. Et kui me saaks selles osas teha koosloomet, mis oleks ka teistele piirkondadele nii-öelda eeskujuks, mitte ainult, et me oleme tohutud rohetiigrid ja tehnoloogilised eeskujud, vaid ka nii-öelda inimlike protsesside eeskujud. Et sellest võiks olla, sellele võiks raha küsida. Aitäh. Aitäh. Need kõlasid nagu head kokkuvõtvad sõnad, kui aus olla. Mille tulemusena ma ütlengi praegu, et aitäh osalejatele. Ma annan praegu sõna siis korra Piretile. Lõpetuseks veel tahtsid midagi lisada? Ja ma tahtsin ka Eestimaa Looduse Fondi poolt tänada kõiki lavalolijaid ja arutlejaid siin. Mul ei ole kingikotte anda füüsiliselt, aga teile meili peale tuleb üks selline tore talgutuusik, ehk siis võite võtta kaasa oma sõbra või pereliikme ja siis minna Eestimaa looduse ilusatesse paikadesse siis Elfi loodustalgutele. Nii et loodan, et naudite. Ja ma soovin teile kõigile jõudu. Ma soovin meile kõigile jõudu. Ma eeldan, et ka meie oleme kõik, kui te olete siin huvilised, oleme kaasas neis protsessides, kui me saame, panustame siis, kui meil võimalik on ja loodetavasti kogu see asi viib sinna, et 5 aasta pärast, kui me tagasi tuleme, vaatame tagasi näiteks sellele samale arutelu siin, et siis me saame tõdeda, et asjad siiski liikusid positiivselt edasi siit. Aitäh! Aitäh!